Te kuulate podcasti Õendus nähtavaks, kus me räägime Eesti õenduse teemadel. Saatejuhid on Aleksei Koidajenko ja Kristi Puusepp. Meil on suurepärane võimalus täna oma saates tutvuda ja rääkida Õdede Liidu asepresidendiga Margit Lenk-Kadusooga. Margit on olnud siis selles uues rollis alles mõned kuud, nii et meil on ilmselt palju millest täna rääkida. Ja tere, täna kutsumast. Ning tõesti, et uus roll, uued prioriteedid ning rahvusvaheline õendus, ICN, FSN, turvaline hool, vägivalla ennetus ning õerolli digitaalses ja väärtuspõhises tervishoius. Need on need teemad, mida me täna käsitleme. Aga kui hakatagi peale, siis võib-olla sellise mõne märksõnaga, et millised on võib-olla üks või kaks märksõna, mis sind iseloomustab siis sellises kutsealases ja isiklikus vaates? Märksõnad. Ma arvan, esimene märksõna, kuidas ma ennast defineerin kutsealaselt, olen kõige vaimse tervise eriõde. See on minu taust ja selle valdkonnas olen ma ka erialast tööd teinud ja see on ka olnud põhiline valdkond, mida ma olen õpetanud siis Tartu Tervise Kõrgkoolis. Et tegelikult minu peamine taust ongi see, et viimased üle 10 aasta tegelikult olen olnud õppejõud Tartu Tervise Kõrgkoolis ja paralleelselt sellel taustal siis töötanud ka eriõena vaimse tervise valdkonnas. Kuidas sinust õde sai? Tead see juhuslikult? Nii väga paljud need külalised ütlevad meile ka juhuslikult. Milline juhus siis oli see? Juhus oli tegelikult selline, et ma olin väga kindel, et minust saab ajakirjanik ja tegin siis gümnaasiumi ajal, töötasin siis sellises kohas nagu Raplamaa Sõnumid. Olin siis selline suvereporter ja kuidagi seal ma tundsin, et see ikka ei ole nagu minu nagu ala, et kuidagi tajusin teatavat sellist rutiinsust selles töös ja kuna tegelikult siis ikkagi peres on eeskujuks olnud ema, kes on olnud arst, siis järgmine loogiline samm oli siis vaadata siis tervishoiu poole. Aga miks ma tulin tegelikult või läksin üheks õppima, oli tegelikult see, et mul oli kindel mõte, et ma lähen Eestist ära vabatahtlikuks kuskile ja kõige parem, kuidas saada vabatahtlikuks, on mingisugune selline tervishoiualane kutseala omandamine. Aga siis tuli elu ja armastus ja siis siia siis nagu jäin. Siis loksus paika. Aga kuidas sinust sai asepresident? Kuidas see juhuslikult vist ikkagi kõik on käinud. Et Anneli Kannus siis juba eelmise aasta suvel tegi mulle selle ettepaneku ja kutse ja ma ütlen, et ilma Annelita ma tegelikult ei oleks üldse kaalunudki seda mõtet. Ja esimesena ma ütlesin, et nii rumal ma küll ei ole, et sellist rolli vastutust võtan. Aga siis me saime Lauraga kokku, Laura, kes on siis presidendiameti kohal praegult ja seal kuidagi tundsin, et meil on sellist ühist klappi, ühist visiooni ja muidugi ka sellist tahet Eesti õendust arendada sellisel kõrgel tasemel, nagu seda liidus saab teha. Laura käis meil saates varasemalt ja meie kuulajad siis saavad ka kuulata Laura lugu, aga täna on Margit meie juures. Nii, aga uus president. Ja. Asepresident, ja. Et millised on sinu 3 prioriteedi Eesti õendusliidu asepresidendina? Esimene, ma ei ole tähtis järjekorras, aga õenduse kvaliteedistandardid on üks selline märksõna. Teine on koormusnormid, eks nad lähevad natukene nagu kokku. Sinna kokku, ma usun ka. Eks nad kõik ongi. Ja 3. teema on ikkagi selline õdede vaimne tervis, töö heaolu, töö rahulolu, töö turvalisus, kõik sellised teemad. Kui ma suudaks saada need 3 teemad. Aga tegelikult on veel. Kui palju praegu liidus liikmeid on? Oskad öelda? Veidi nõksa alla 4000 liikme on meil. Kuidas sa nagu näed, et jõuda nüüd iga liikmeni?
see on ka me oleme Lauraga ehk siis presidendiga päris palju nagu rääkinud, et see on ka üks meie selline visiooni osa, võib-olla pöörata rohkem nagu ka pilgud õdede endi poole, motiveerida võib-olla rohkem õdesid liitu tulema ja muidugi ka kõnetada ja rääkida siis ka olemasolevate liikmetega. Eks me ikkagi saame teha seda läbi selliste kohtumiste, läbi seltsingute. Seda me ka praegu oleme proovinud juba teha, me oleme käinud erinevatel kohtumistel, erinevatel üritustel, et saada nii-öelda kontakti nii-öelda inimestega. Et ma arvan, see on see peamine selline suund. Aga ühe lausega, et miks on Eesti Õdede Liit on tavaõele vajalik? Mis ta toob talle? Mis see annab talle? See on väga hea küsimus, seda me oleme ka oma keskis nagu mõtestanud, et miks peaks üks õde kuuluma õdede nii-öelda liitu. Ja ma arvan, tegelikult on ennekõike, ma ütlen, et missioonitunne, et me oleme ikkagi sõltumatu erialaorganisatsioon, kes tegeleb kutseala arendamisega. Jah, meil on kõrval tõesti ka see ametiühinguline funktsioon, me pakume õiguskaitset tasuta, käime palgaläbirääkimistel koos Kutseliiduga, aga ennekõike on ikkagi see, et Õdede Liit on see, kes seisab õenduse arenguna täiesti, just sõltumatult. Me ei saa, nii-öelda liikmed maksavad, meil ei ole, meie rahakott ei sõltu Tervisekassast või mingist muust asutusest. Me oleme selles mõttes nagu vabad kuulama, mis õed vajavad ja neid otsuseid ka nagu ellu viima. Aga sa ise ka siin tõid ühe prioriteedina välja selle töökeskkonna, õdede töökeskkonna ja see on olnud tegelikult ka siin erinevates riiklikes raportites välja toodud probleem, eriti nüüd peale Covidit, et töökeskkonnaga, ütleme siis mitte rahulolematus on kasvanud. Ja see on ka olnud üks õdede võib-olla tervishoiust lahkumise põhjuseid just eriti viimasel ajal. Et mida sa arvad, kuidas nagu seda töökeskkonda liit saaks mõjutada, et sellepärast ei peaks töölt lahkuma? Üks, ma arvan, olulisemaid valdkondi on siis see, et õed peaksid saama teha oma pädevustele vastavat tööd. Et võtame ära administratiivset koormust õdedelt. Ja ka rahvusvahelised ju uuringud toovad välja sellist nähtust nagu karjääripettumus, et noored õed lähevad või tulevad tervisesüsteemi teatavate ootustega ja need ootusi ei ole võimalik seal siis nagu täita või need ei realiseeru. Et ma arvan, et see on kõige nagu olulisem, et tugevdada õdede rolli ja mõtestada, mida me õena siis tegelikult igapäeval tööl teeme ja mida me võiksime öelda, et see ei ole minu ülesanne ja selle me annaksime kellegi nagu teisele. Et ma arvan, see on üks asi, mille eest me saame nagu seista. Lihtsalt toon kohe näite, oli see terviseteekonna juhi ameti küsimus, mis on ka olnud, et justkui nagu sobiks ka õde sinna ametisse, aga kohe meil tekkis küsimus, et aga miks sellist administratiivset ülesannet peaks kandma siis õde näiteks. Et see on juba esimene selline üks arutelu, kus me oleme nagu olnud, Aga mis me veel, kui me räägime nagu töökeskkonnast, siis ka see, mida me oleme juba tõstatanud, näiteks see ülipikad valvevahetused, et me ei saa rääkida näiteks õdede töökeskkonna parandamisest või vaimse toetamisest, kui ma tegelikult olen tööl ülipika vahetuse, ma olen väsinud, ma olen ülekoormatud, võib-olla ma töötan veel ka teises kohas, et nad kõik on tegelikult omavahel seotud, nii tööaeg, tasu, tingimused, et nad kõik käivad nagu üheskoos. Siin ei ole ühtselt kergelt sellist nagu vastust, ongi selline komplekssem nagu teema. Aga ma tean, et siis Tervise Arengu Instituut praegu töötab välja ka sellist küsimustikku, töörahulu küsimustikku. Ehk siis, kui meil lõpuks on ka nagu andmed, mida me saame jälgida, seirata, siis tekivad ka võib-olla mingisugused võimalused otsustada. Sest hetkel praegu Eesti andmed põhinevad meil magistritöödel, juhuslikult saadud, ma ei taha juhuslikult, aga et mitte nii süsteemselt kogutud andmetel. Jah, mingisugusel üksikutel tunnetustel, eks ole, ja ega siis me võime arvata, et need nii-öelda andmed või tunnetused ongi võib-olla õiged, aga just nimelt, et seda tõenduspõhisust võib-olla ei ole nii palju välja tulnud sellest, eks. Ja sellist süstemaatilisust, eks, et see ongi, et ja sa tõid ühe nagu prioriteedi punktina kvaliteet. Et mis sinu jaoks on kvaliteet? See on küll keeruline küsimus.
õenduskvaliteet, okei, kintsendame. Võib-olla kui ma hakkan nagu laiemalt pihta, et näiteks kui me kasvõi võtame näiteks eriõenduse teenuse, eks ju, kui võtame ka seesama näiteks vaimse tervise õe teenuse, osutatakse Tallinnas, Tartus, Pärnus, siis üks juba kvaliteet on see, et me teeksime seda ühtsete põhimõtete alusel. Ehk et kui ükskõik kas patsient millises haiglas või osakonnast on, et ta teab, et kui ta tuleb vaimse tervise vastuvõtule, siis see on see teenus, sisu, mida ta nagu saab. See on nagu üks asi ja teine asi on ka siis see, et me hindaksime selle teenuse tulemuslikkust ühtede ja samade kvaliteedikriteeriumite nagu alusel all. Et minu meelest see ongi selles mõttes kvaliteet, et me oleme paika pannud standardid ja me teetame nende standardite järgi ja me ka monitoorime, kas need standardid siis on nagu saavutatud või mitte, eks ju. See on niisugune hästi üldine nagu vastus, et ärme lähe sinna indikaatorite ja muude nagu asjadega, aga see ongi, et me teeksime ühtsete standardite nagu alusel. See on selline väärtuspõhise tervishoiu, see on ka meil plaanis natukene hiljem sellest rääkida, aga just, et see teine väärtus sellele peab tulema seespoolt. Et patsiendi väärtuspõhise selle tervishoiu üks võtme koht on patsiendi kogemus. Jah, et aga lähme siis rahvusvahelise ühenduse juurde. Lähme. Ning sa vastutad Eesti Õdede Liidus rahvusvahelise töö eest. On nii? Ja, nii on. Ja mis on Eesti jaoks lähiaastate olulisemad teemad rahvusvahelistel lauadel? Ma arvan, et oluline teema on eriõendus, sest et me oleme tegelikult rahvusvaheliselt, kui me räägime Euroopa kontekstis, me oleme üsna esirinnas oma eriõenduse arenguga, eks ju. Ja ma arvan, et nüüd ka järjest erinevad Euroopa riigid arendavad ja korraldavad eriõendust, siis ma arvan ühel hetkel nii, nagu me räägime, et õe põhiõpe on Euroopa Liidu määrusega kaitstud kutseala, eks ju, või reguleeritud, eks ju, kutseala. Siis ma arvan, et me liigume ka selles suunas, et ka eriõendus ühel hetkel oleks reguleeritud kutseala. Sest hetkel ikkagi, kui me räägime nagu eriõendusest, siis siin me ei saa, et meil oleks piirid lahti. Et mina vaimse tervise õena saaksin vabalt minna Soome või kuskile, sest seal on erinevad standardid. Et ma arvan, see on üks valdkond. Ma ei ütleks, see on nagu olulisem, aga see on kindlasti punkt, kus meil on väga tugevat know-how, milles nagu kaasa nagu rääkida. Ütleme siis niimoodi. Nojah, ja me räägime kaasa, eks ole, nendes ka rahvusvahelistes organisatsioonides, ASEAN ja Euroopa õdede ühendused. Missugune see hääl võiks olla siit Eesti poolt, mis kõlab sinnapoole, nende ühenduste poole? Kuidas me nendele välja paistame? Me paistame ikkagi selles mõttes... Ma julgen olema vähese kogemuse põhjal pigem nagu positiivselt. Me oleme ikkagi selles mõttes tublid, nagu eestlastele meeldib olla, me oleme tublid, me oleme eesrindlikud, järgime suuniseid ja juhiseid. Jällegi on need mõned teemad võib-olla, milles me nii eesrindlikud ei ole, näiteks on meil koormusnormid, meie tööaja pikkus, eks ju, ja kõik sellised asjad. Aga võib-olla, millest ma võib-olla jällegi rahvusvaheliselt kuulata, siis tegelikult on väga suur mure näiteks võõrtööjõuõenduses, eks ju. Ja seal on nagu tohutud probleemid, mida meie siin Eestis tegelikult ei mõista ja ei saa aru. Et selles mõttes on nagu mingil määral... On see hea või? Hea, ma arvan jaa. Okay. See on nagu positiivne, et meil ei ole veel neid probleeme, mis on nagu seal. Et meie oleme suutnud võib-olla ka oma, muidugi riigi üldisem poliitika, aga nagu kaitsta seda kutseala sellise massilise võõrtööjõu sissetoomise eest, mis toob väga palju hulgaliselt sotsiaalmajanduslikke nagu probleeme. Ja neil neid ei ole, eks ju, et seetõttu me oleme ka väga positiivses nagu kirjas, eks ju. Aga mis sa arvad, et kuidas tava Eesti õde reageerib, kui tema kõrvale tuleb välisriigis tööjõud, tööd teine õde? Oma teadmistega? Kuidas patsient reageerib? Just. Ega ei tea, kui teeme rahvusvahelist, eks ju, siis ikkagi mina versus nemad, eks ju, ei teki sellist ühtset meeskonnatunnet, seal võivad olla ka probleemid haridusliku ettevalmistusega, eks ju. Et ikkagi sellist, paraku rääkides stigma, töökiusamine, eks ju, lisaks veel on see töökeskkond, kui see võõrtööjõud tuleb siia, siis tal on vaja ka väljaspool tööd kohaneda, eks ju, et ma ei usu, vähemalt rahvusvahelise kogemuse poolt ei võeta neid nagu avasvili nagu vastu ja meeslastena kipume eriti väga kinnised nagu olema.
No keelebarjääri, keeleoskus ja seda tuleb ka arvestada, et meil on tegelikult Eestis, mis siin salata kõik, me teame ka mitu keelt kasutusel, nii riigikeel kui ka järgi on ka patsiendid, ealised patsiendid, kes suhtlevad ainult vene keeles, et tegelikult seal võivad tekkida väga palju niinimetatult probleemid, mis ka kvaliteedialased probleemid ja patsiendi ohutuse alased probleemid. Ja nii edasi, et selles mõttes, et me võib-olla räägime palju, et meil on õdesid vähe, meil oleks vaja juurde, aga mina olen juba, ma tea, mitu aastat ka väljendanud end, et see see tööjõud väljaspoole riiki meid ei päästa, me oleme nii väike riik, võib-olla kui meil oleks ingliskeelne riik, nagu Inglismaal. Ja seal on väga palju, väga suur osakaal õdesid ja tervishoiutöötajad, arstid, kes on väljaspool Inglismaad. No ega selles mõttes see on ikkagi praegu põhiline takistus ju sisserände puhul või ütleme siin õdede väljast sissetoomise, mitte sissetoomise juures, et keel, just nimelt, et riigikeel ja selle oskusnõuded, et neid ei suudeta täita. Kui need oleks täidetud, siis tegelikult ei saa ju ka väita, et siis oleksid need väravad päris kinni. Et ikkagi on just, et seda kõike on võimalik siis ju korraldada ja ka selleks annab meie nii-öelda seadusandlus võimaluse, aga ilma keeleta sealt ei saa lihtsalt see. Aga jah, et kui ükskõik millise rahvusvahelisel nagu kogunemisel oled, siis see tuleb nagu teemaks, et kasutatakse, ma ei teagi eestikeelsel mõistes social dumping nagu räägitakse. Et see on nagu tõsine probleem ja jällegi on nagu hea meel, et Eestis hetkel meil seda nagu ei ole ja siin on ka jällegi meil. Kas me peame olema selleks valmis? Meil on roll kaasa rääkida nendes küsimustes kindlasti ja just tuua seda rahvusvahelist kogemust siia, et selles mõttes õpime teiste vigadest, ütleme siis niimoodi. Okei. Siin juunikuus oli üks suur kongress, Assini kongress Helsingis, rahvusvahelise õdede ühingu üle aasta, üle 2. Üle aasta, jah, aga ta oli meie hoovis peaaegu. Kui eelmine oli üle Atlandi ookeani, siis see aasta oli praktiliselt meie Eesti hoovis. Talsingis võib öelda, et kuidas siis, mis sa seal õppisid ja mida sa sealt kaasa võtsid? Siis ma alustan viimasest, mis ma sealt kaasa võtsin. Mulle kohutavalt meeldis selline vibe, see uhke olla nagu õde, see oli tõesti õdede ja õenduse nagu pidu. Et ma ka rääkisin osad oma kolleegidega, et tegelikult nii kahju, et oleks rohkem neid kaasa võtta noori õdesid Eestist ja ka õendustudengeid. Et ikkagi see proud to be nurse, et näha, kui uhke on olla nagu õde, kui nagu pidulikult tegelikult kõik see nii-öelda uhkusega räägiti õest ja õendusest. See oli minu meelest üks asi, emotsiooni, mis ma nagu kaasa võtsin. See on tõeline emotsioon, sellepärast, et see ei ole minu esimene nagu kongress, kus ma osalen, aga näiteks sarnane emotsiooniüritus on näiteks USA Ameerikas on magnetikonverents, kus on 10 000 õde, tulevad kokku ja kõik naeratavad, silmad säravad ja nad räägivad oma õendusest ja nendest saavutustest, mis see on, ma ütlen ausalt, kuulajad võivad ainult endale ette fantaseerida, aga see ei annagi isegi seda teha, sellepärast see on selline emotsionaalne üritus, et tõesti, et mina ütlen, et see on nii hea võimalus noortele kolleegidele ära käia ja aru saada, et kui uhke olla õde. Ja. Aga mida sa tõid kaasa sealt? Tõin kaasa... Ma arvan, et üldise sõnumi tegelikult me õdedena õenduses seisame tegelikult samade väljakutsete ees igal pool, nagu neil Eestis on ka need tööjõu küsimused, kvaliteedi küsimused, et ma arvan, see on üks selline võib-olla ka lohutav teadmine, eks ju, et meil on sellised ühised probleemid ja väljakutsed.
mis ma veel nagu kaasa võtsin, tegelikult ma võtsin väga palju, mul on väga palju märkmeid, ideid, et pigem ongi siuksed asjad, mida nüüd tulevikus meil siin liidu töös hakata nagu rakendama, jällegi võib-olla mõni teadusartikkel, mõni raport, eks ju. Et see on võib-olla asjad, mis nad oled endale töölauale nagu pannud ja tead, et kui see teema tuleb, et siis on jällegi võtta sellist rahvusvahelist kogemust. Ja muidugi ikkagi ka väga palju nagu kontakte, et see ikkagi oli, et need päevad olid üsna intensiivsed, sai nagu suheldud, eks ju. Et on ikkagi hea meel teada, et sul seal kuskil Mallorcal on nüüd olemas, eks ju, tuttav õde, et kellega vajadusel saab suhelda ja arutada, et see on ka. Nende konverentside võlu ongi tegelikult see kontaktide loomine, võrgustamine, et see on tõesti väga hea võimalus. Kui sul tekib küsimus, siis sa pöördud kellegi kolleegi poole, keda sa juba tunned. Ja see on üle maailma tegelikult see võrgustik. Et siis kindlasti mingid rahvusvahelised teemad, mis nagu nii ICN konverentsil oli käsitletud, näiteks koodeksi, eetikakoodeksi küsimus ja erinevad juhised ja et mis arvad, et kas need on võimalik tuua ka päris ellu, et osakonna töösse? Siis rahvusvahelised mõõdet. Jaa, ikka, toome kas esimese rahvusvahelise mõõdet, ICN andis välja uue õdede ja õenduse definitsiooni. Ja seal on väga selgelt öeldud, et õed räägivad kaasa tervisepoliitika kujundamisel, eks ju. See on kindlasti see, et mis hakkab tulema õppekavadesse, eks ju. Et me hakkame valmistama juba baastasemel õdesid ja nad oleksid valmis, eks ju, nad saaksid aru, mis on nende rolli ülesanne. Et see on juba see, et me mõtestame võib-olla selle definitsiooni järgi enda kutsela oma tööd, eks ju, ja loodetavasti see ühel hetkel läheb ka nagu praktikasse. No samamoodi ka see eetikoodeks, kõik on ju mõtestamise nagu küsimus, eks ju, et mida ja kuidas, miks ma nii-öelda teen. Ja ma arvan, et siin on hästi palju just sisendit ikkagi, kui on jällegi nii palju aastat on töötanud nagu haridusvaldkonnas, eks ju, et ikkagi see, et me saame integreerida seda õppesse ja läbi selle me siis tegelikult ka integreerime seda nüüd iga päeva. Kujundame seda oma kolleegi kõrvale tegelikult. Aga samateks ka, ma isegi tegin Facebooki postituse ISPARist näiteks selline lihtne akronüüm seotud valvet üleandmisega, eks ju. See sai päris palju meil Facebookis nagu tagasisidet, eks ju. Et jällegi ka sellised nagu hästi väikseid tööriistu tegelikult saab tuua kandes rahvusvahelistest suhetest nii tagasi. Just, see on väga hea. Aga noored õed, mida pakub Õdede Liit rahvusvahelisel tasemel noortele õdedele, et kuidas nad saavad kaasa lüüa rahvusvahelistes tegemistes ja millised võimalused liidu poolt on selleks loodud? Esiteks liidus on siis õendusüliõpilaste selts. See vahest on tunnet siin just nagu üliõpilastele, aga tegelikult sinna võivad tulla ka, või ootame ka noori äsja karjääri alustanud õdesid, et me ei piire seda vaid nagu üliõpilasega. Ja võib-olla kõige käekasutav asi, mis me saame pakkuda, on siis EFN, mis on see Euroopa Õdede Föderatsioon. Seal on eraldi siis ka, kui me saame föderatsiooniga kokku, seal on eraldi siis sellised nagu noorte või algajate õdede sellised kohtumised ja võrgustikud. Liiduga me tasustame selle reisikulud, eks kõik siuksed asjad, et ole vaid nagu julge ja tule meiega kaasa ja anna märku. Ja muidugi jällegi minu tööl on hästi palju rahvusvahelisi projekte, eks ju, kõikidesse tegelikult oodatakse sisendit, et kui sul natukenegi on soov ja tahet, anna märku, tule ja arutame, kuidas sa saaksid panustada. Et jällegi ennekõike ma arvan on see, et kui sa ise soovid ja tahad, siis me selle võimalusega kindlasti nagu leiame. Räägime sinu teadustööst. Sa oled olnud nii-öelda eelneva töö koha pealt seotud akadeemilise keskkonnaga. See on üks asi, et õpetanud, aga sa oled tundnud ühel hetkel, et tahad ise õppida. Kaugel sinu doktoritöö on? See on see Ikemana küsimus. Ühesõnaga ma alustasin õpinguid 2019. aastal, et mul läheb praegu juba selline 7. aasta. Tavaliselt öeldakse, et doktoriõpingud kuskil 7 aastaga saavad nagu lõpuni. Nii et siis hakkab lõpule saama. No ma olen optimistlik jah, et ega selles mõttes nüüd on see aeg hakkab ka nagu läbi saama, et tõeline klassikaline üliõpilane, et kui selg on vastu seina, siis tuleb ka nagu läbi saada. Et hetkel siis jällegi, kui me räägime doktorikraadi omandamist, on vaja siis teha 3 artiklit plus väitekiri.
ma hetkel siis töötan 3. artikliga. No see on juba pool töö tehtud peaaegu. Nüüd artiklite puhul tõesti kuulajad võivad ka endale jätta meelde, kes soovib kunagi jõuda doktorantuuri, siis on, et nagu keskpunkt ongi, et kui on 3 artiklit, eriti Eestis, sellepärast, et Eesti on meil väike riik ja meil endal ei ole sellised niinimetatult teadusajakirja 1112, kus nagu aktsepteeritakse doktoriõppes, siis saada veel artikkel kuskilt niinimetatult teadusajakirjasse, see on juba väljakutse doktorandi jaoks ja tema juhendaja jaoks. Et selles mõttes, kui sa oled 3. artikli juures, siis mina ütlen, et see on juba pool tööd on juba peaaegu tehtud. Et finiš on näha vähemalt. Ja võib-olla mõtlen ka, et kuidas võrrelda, siis üks artikkel on just nagu üks magistritöö, et proovime mõelda seda töömahtu, eks sa plaanid, kogud andmeid, kirjutad kokku ja siis publitseerid, et see on kuskil, lihtsalt võrdluseks näiteks. Ja, väga hea. Et... Jah, aga teema on sul vägivalla ennetus. Eesti psühhiaatrilises abis, jah. Nii. Kus on vägivald, kellele? Ennekõike tegelikult, kuna nagu ma ütlesin, enne alustasin, et mu taust on siis vaimse tervise eriõde ja kui me räägime vägivallast, siis siin puhul me räägime nagu kahest vägivallast. Ennekõike on ikkagi siis see, et töötajate vastu suunatud patsientide nagu vägivald ja minu fookus või selle töö fookus on siis see, et kas ja kuidas me saaksime seda vägivalda efektiivselt ennetada. Ja ennetamiseks on esmalt meil vaja saada teada, kes on need patsiendid, kes on kõrgemas vägivalla riskis, ehk siis tegelen sellise riski hindamise instrumendi kohandamise valideerimisega. Ja järgmine on see, et kui me riski ära hinnanud, mis on siis need sekkumised, just me räägime sellistest patsiendi inimkesksetest sekkumistest, mida siis saaks rakendada, et ennetada vägivalla vallandumist. Ja ma ei taha nüüd minna väga spetsiifiliselt, ma võiksin rääkida siin tunde, aga teine vägivalvorm on siis see, et kui patsient käitub vägivaldselt, siis me kipume kasutama jõudu ja kasutama ohjeldusmeetmeid, selliseid sunnimeetmeid, kus me siis kas siis manustame patsiendile tahtevastalt ravimeid või me lausa paneme ta kinni, näiteks voodi külge. Ja see on tegelikult vägivalla vorm, ehk me oleme vägivaldsete patsiendi suhtes nagu vägivaldsed. Ja see on selline lõputu nagu tsükkel, eks ju. Surnud ring. Kui patsient on vägivald, siis meie reageerime vägivaldselt. Ja siis see patsient on meie peale pahane, siis ta on jällegi vägivaldne, et siis tekibki tõesti selline nagu surnud ring. Me proovime leida nagu lahendusi, mis aitaksid seda siis töökeskkonda nii töötajatele kui ka tegelikult patsientidele turvalisemaks muuta. See on jällegi vägivalla teema, kui me räägime psühhiaatrilisest õendusest, on üks rahvusvahelise sellise kuum teema, ütlesime igal pool, kus me sellega nagu töötame tegeleme. Ehk ennetus versus reageerimine, et millised sekkumised toimivad praktikas. Et sa uurid seda teema ja siis selle nagu töö tulemus on kas mingid soovitused või sekkumiste soovitused või skeemid või mis asi? Peaks tulema siis, või tegelikult juba on 2 vägivallariski hindamist. Mõõdikut ja lisaks ikkagi siis ka sellist üldist sellist teoreetilist raamistikku, kuidas siis üldse vägivalda juhtida ja hallata siis õenduspraktikat. Sellepärast täna, mina ütlen praktiseeriva õendusjuhi, näiteks üks teema, mis on Sotsiaalministeeriumi laua peal ja kuhu ma nagu natukene kaasa löön, et see on seesama ohjeldamine, patsiendi ohjeldamine, aga mis on väljaspool vaimse tervise ehk psühhiaatria ehk somaatilise patsiendi agressiivne käitumine ja käitumine, kus ta võib olla ohtlik mitte ainult teiste suhtes, ka iseendale. Just, et see teema on tegelikult täna on väga, väga aktuaalne ja mitte ainult nagu arstidele, aga ka õdedele. See õed on esimesed, kes puutuvad kokku agressiivse patsiendiga ja tegelikult see on ka üks niinimetatud töökeskkonna valupunkt. Jah. Ja mulle selles mõttes hea meel, et ma julgen küll öelda, et minu doktoritöös kanustatuna tegelikult korraldatakse selliseid deeskalatsiooni, verbaalse deeskalatsiooni koolitusi tegelikult õdedele ja kiirabis ja igal pool ka. Üks kindlasti murekoht on tegelikult, kui me räägime ka hooldekodudest, et see on nagu teema, millest see on nagu järgmine samm, kuhu peaksime ka minema ja toetama sealset töökeskkonda sellega nagu klientide, patsientide sellise probleemse käitumise juhtimisel, ütleme siis niimoodi.
Noh, siit oli mul küsimus, et kuidas toetada meeskonda pärast rasket intsidenti, et sinu töö kaudu on siis on loodud koolitusteemad ja koolitused ja siis nad toetavad, praktiseerivad õdesid ja hooldajad. Ma küsin niisuguse üldistava küsimuse, et on seda vägivalda palju või? Kui palju me, kuidas me seda teada saame üldse, et kas ja kus seda registreeritakse, kuidas me hindame seda nii-öelda vähe või palju olemasolu? Praegu ma saan öelda, nagu ma esimest artiklit, mis oligi aastal 2019 tehtud, siis seal oli niimoodi, et need haiglad, keda ma küsisin, oli siis Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, seal oli Viljandi haigla, seal oli veel, sealt tuli veel, et iga 4. õde kogeb sageli või väga sageli. Et kui me küsime, kas seda kogeb ise? Jah, kogeb ise, eks ju. Et seda ikkagi on nagu palju. Ja lisaks me nägime seda, et iga 7. patsient, kes käib vägivaldselt, ohjeldatakse. Noh, et osad me suudame nagu ära deeskaleerida nagu muud moodi, eks ju. Aga et iga 7. pannakse nagu kinni, eks ju. Aga see valusam pool, et nüüd vastupidi, et kui vägivald patsiendi vastu? Noh, jah, ega siin seda väga ju me ei registreeri, et seal ongi arvatavasti need sellised patsiendiohujuhtumid, kus peaks hakkama siis neid analüüsima ja vaatama. Aga ma ütlen patsientvägivalla vastu, ma ei taha küll öelda, aga ohjeldamine mingil hetkel ikkagi on vägivaldne käitumine, eks ju ka, ja seda ikkagi on meil ka nagu palju. Ja jällegi ma ei taha üldse nagu ära keelata ohjeldamist, siin korraks ka õed lähevad kahest ärele. Pigem on jällegi see, et see peab olema kõige viimane meetme. Kui me ressurssi rohkem ei ole, siis me teeme selle otsuseks. Ei noh, see on selline teema, millest võib võib-olla arutleda siin suhteliselt pikalt ja võtta laua taga ka erinevad osapooled ja siis arutleda. Võib-olla see on mõte meie mõnele järgmisele podcastile. Just, aga siiski läheks edasi. Jah. Et digitaalne õendus või kuidas sa hindad meie õdede digipädevus ja mis sa arvad, et kuidas siis digitaalne maailm avaldab mõju õendusele? Võtan esimese küsimuse. Ma arvan, et digipädevus on väga ebaühtlane. Et meil on õdesid, kelle jaoks ei ole see absoluutselt nagu probleem, kasutavad võib-olla ka juba selliseid igapäevatöös mingid IA vahendid dokumenteerimiseks. Aga ma arvan, teises küljest meil võivad olla ikkagi õed, kelle jaoks võib-olla ainus on see, et ta läheb digitaalsesse haiguslukku, teeb see oma sissekande ära, aga ta ei tule muu asjadega nagu isegi toime, et kui on vaja kas näiteks juba digiallkirjastada mingit avaldust, nad jäävad juba. Ma kõige rohkem kardan, et ta võtab copy-paste kuskilt ettevalmistatud teksti ja paneb lihtsalt seda haiguslukku, et mitte midagi trükkida, et mitte eksida ja nii edasi. Aga ma kardan seda, et mul ei ole need praktikat nagu kätte võtta kuskilt, aga ka selline variant on ja ka kirjeldatud on sellised case'id maailma praktikas. See digipädevuse nagu nõrga digipädevuse puhul. Aga sa ise võtsid AI, et AI õendus. Kuidas siis sellega minna? Kas õed peavad pelgama seda AI või nad peavad seda õppima tervishoiu kõrgkoolis üldse esimesest kursusest tuleb õpetada, kuidas AI kasutada enda kasuks, nii et kirjutaks oma diplomitöö ka ära. No AI on ikkagi tulnud selleks, et jääda, eks ju, ja ma arvan, et nii mõlemad kõrgkoolid me ju tegelikult tegeleme sellega, et õppekavasse seda integreerida ja võib-olla vahest, kui räägime kooli vaates, siis ka öeldakse, et tudengid kirjutavad mingeid nagu asju AI-ga ära, siis tulebki mõelda, et kui see on ära kirjutada AI-ga, siis me peame ümber mõtestama, mida ja kuidas me nagu teeme. Et ikkagi AI, me ei saa sellest üle ega ümber ja ma arvan ikkagi üha rohkem hakkab tulema ka igapäevatöösse ja praktikasse. No kas või, kui me räägime teadusvaatest, eks AI aitab juba mul koostada otsinguid teadusandmebaasidest, eks ju, automatiseerib. Tegelikult ta juba töötab läbi teaduskirjandust, eks ju, see kõik sama. Nüüd on kuidagi siin see patsiendi privaatsuse konfidentsiaalsuse küsimus, aga tegelikult ta võiks täitsa vabalt töötada läbi patsiendi andmeid, eks ju, ja anda sealt infot ja nagu sõnumid. Et ma ütlen, et
mitte juba esimesed kursused, vaid juba põhikoolist alates, ma arvan, hakkab seda õppekavasse nagu tulema ja ta tuleb selleks, et teada. Aga muidugi siin ongi mure, et need käärid eri põlvkondade vahel tulevad väga suureks. Et kui meil oli 12. mai konverents, pärast konverentsil oli paneel, kus räägiti ka AI-st ja pärast seda me saime ka natuke sellist nagu tagasi, et mis see AI, sellist nagu porinat natukene, et millest te siin nüüd rääkisite AI-st ja mis asi see on, et kas see üldse peaks meid nagu kõnetama, et see on ikkagi teema, mida ma arvan, tuleb nagu lauas hoida ja ka neid võimalusi nagu tutvustada, mida ta siis teeb. Või kohte samamoodi, eks. Kindlasti. Ta nii-öelda halutsioneeriv. Ja jällegi on see, et kriitiline mõtlemine ei kao kusagile, et vahet ei ole, et kas me kasutame AI või me kasutame muud allikad, siis tegelikult kriitiline mõtlemine peab hoidma seda kainet mõtlemist ja sa pead analüüsima need andmed, mida sa kasutad oma töös ja mille alusel sa mingid otsused langetad, et selles mõttes, et AI tee sinu eest töö ära, ta lihtsustab sinu töö, aga siiski sina pead olema niivõrd küps professionaal, kes siis loed läbi ja ütled, et stop, ma kontrollin andmed. Et mulle nad midagi ei sobi või ma kontrollin, jah, see on kõik õige, aga ma kontrollin ikkagi üle. Et üldse kolmas aspekt on siin ikkagi see, et kes on selle andmete oma, mis sa nagu AI-s oled nagu pannud, eks see kõik salvestatakse. Et teadusmaailmas me räägime see, et on ebaeetiline, et ma panen mingid andmebaasidest patsiendi andmed sinna, et analüüsiks, eks ju. Väga kenasti analüüsib ära. Tegelikult ma ei ole luba küsinud. Täpselt. Inimestel nende andmete kasutamiseks ja andmekaitse küsimus on väga aktuaalne. Aktuaalne jah, et ma arvan, et see on nagu kindlasti ka üks aspekt, et mis alati tuleb nagu meeles pinna, et kõik, mis me sinna panen, on selle teisintellekti oma, eks ju. Ta salvestub, eks ju. Ja ta töötab selle pealt tegelikult. Ja kelle oma on pärast see analüüs. Jah. Siis tuleb viidata, et kasutatud prompte ikka ja alati, et mina ütlen tudengitele iga pool kasutage, aga olge ausad, eks ju. Tooge välja, mis ja kus osas sa kasutasid, eks ju. Just. Aga ma arvan, et see on selline võib-olla esialgne stardikoht, kus me mõtleme, et AI tuleb ja hirmus ja et kuidas me selle kõik ära õpime, et küllap see nagu loksub paika, et siin 20-25 aastat tagasi, kui tulid arvutid niimoodi suuremasse kasutusse ja siis tuli internet ja see oli ka hirmus ju alguses, eks ole, et lähed internetti ja äkki rikud ära midagi. Võiski ära rikkuda ja võib ka täna ära rikkuda. Aga tänaseks on näiteks ka õed oma töös jõudnud väga sellesse faasi, kus nad isegi ju tahavad, et nende üks töö osa oleks elektroonne. Räägime dokumenteerimisest. Ja see õendusdokumenteerimine täna on ikkagi, ütleme, üks jükene märksõna, ma ütlen ka Eesti õenduses, kus õed ütlevad, et ilma elektroonilise dokumenteerimissüsteemita jääb pool tööd tegemata. Tegelikult üldse nagu kõrvalt vaadates tundub ka kummane, et kuidas me saame jätkuvalt rääkida, et me dokumenteerime midagi paberkandjal, eks ju. Et me oleme Eesti, kes on nii väike, eks me oleme nii uhked oma digiriigiga, eks ju. Ta võid abielluda, lahutada, põhimõtteliselt nagu... Varsti nime vahetada ka. Et paberi vabalt, eks ju. Et loomulikult on see, et kõik õendusdokumenteerimine peab olema nagu digitaalne. Ja nüüd on järgmine samm, mis me peaksime astuma, on see, et see dokumenteerimine peaks olema ka funktsionaalne, ehk ta peaks olema otsustustugi. Et see ei ole lihtsalt see, et ma kirjutan nagu graafomaan mingit pikki tekste, eks ju, vaid sellest tekstist, sellest pikast nagu infost, mis ma nagu kirjutan, peaks tulema mulle ka siis mingit tagasi. Mitte, et see ei vähenda kriitilist mõtlemist, eks ju, aga sellist nagu otsustustuge või tuge nagu mõelda ja jälgida, et oota, et võib-olla siin ma peaksin seda patsienti rohkem jälgima või see on asi, millele peaks nagu rohkem nagu tähelepanu pöörama. Et ka aegalt nagu kardetakse, et kui see tuleb see näiteks digitaalne süsteem või sama see 3N, eks, et siis õed justkui nagu minetavad oma selle kriitilise mõtlemise. Ma arvan, et see on just see, mis me enne rääksime, et see nagu see AI-ga ekstra veel rohkem nõuab sellist kriitilist mõtlemist, analüüsi, arutelu ja vaatame, kas nad heli ja pilt lähevad ka kokku lõpuks. Täpselt. Nii. Aga meil on aeg märkimisväärselt nagu kiiresti möödub, aga siiski. Meil on mõned minutid veel küsimusteks. Et siin on siis
mõned küsimused, mida me Kristiga valmistasime ette. Et millise riigi õenduspraktikast on Eesti praegu kõige rohkem õppida ja miks? Väga hea küsimus. Nüüd on kiiret vastust vaja, jah? No kiir küsimus, kiir vastus. Väga, me teame kõik need arengu riigid, et kes arendab õendust ja kõik. Et võtta nii, et võtta esimest riigi, mis sul praegu pähe tuleb. Tegelikult ma arvan, kuigi me ei ole selles süsteemis väga palju sees ja ikkagi nagu USA. Et kui me vaatame õde kui tippspetsialist ja see ka ikkagi, milline maine on õdedel seal riigis ja ühiskonnas, et kui me, see on ikkagi kuhu nagu pürgida, et kui sa ütled, et sa oled õde, siis on ikkagi kuhu. Just, ma olen sinuga täitsa nõus, et seal on palju õppida. Soovita mõnda väljaannet, raamatut või ajakirja, võib olla podcast, mida sa oma õdedele ütleksid, et võt, kuulake, lugege. Väga hea küsimus. Ma kuulan ise nagu väga palju podcaste ja ka ma mõtlen, et mis on selline, mida võiks õdedele nagu soovitada. See on nüüd roppu pealkirjaga inglise keeles. Üks Mark Robson, How to not to give a fuck, on siis selline nagu, ta lihtsalt räägib nagu väga muhedalt sellest, kuidas nagu hoida ennast ja oma vaimset nagu tervist. Et lõpuks on see, et sina ise oled oma õnne nagu sepp, eks ju, ja sina ise otsustad, millele sa oma tähelepanu annad ja nagu reageerid. Et see on selline, ta on audioraamatuna ka selline minust väga mugav, muhe lugemine, isegi räägib tõsises asjast, aga kuidagi sellises kerges nagu võtmes. Kuulejad, jätke meelde, kui meelde ei jäänud, siis kerige natukene tagasi ja kuulete pealkirja ära. Ja ma hästi vaikselt ütlesin seda õite sõna, et see on. Hästi, järgmine küsimus. Müütõendusest, mille lükkaksid täna ümber? Müütõendusest. See on küll väga keeruline nagu küsimus. Võib-olla ma tooksin hoopis, kui ma võtan nagu õendusüliõpilaste seisukohalt, mis ma ikkagi nagu kuulen, on see, et kui küsid ka, miks sa tulid nagu õeks õppima, siis õel oli nagu vähem vastutust või ülesannet. Muinasjutt, eks ju, et see on nagu, ütlen kõigile, kes plaanivad õeks tulla või võles õpivad õeks, siis absoluutselt ei ole vähem vastutust. Meil on vastutame inimese baasvajaduste rahuldamise eest ja see ei ole kuidagi selline väike või me ei saa kuidagi seda nagu devalveerida, et me oleme caring science, eks ju, hoolimine ongi meie põhiülesanne ja see on tohutu suur vastutus tuua seda inimlikkust siia tervisesüsteemi. Super hea vaade, eriti meie kuulajatele. Et tänane tööpäev, meie saate salvestus on siin pärastlõunasel ajal, aga hakkab täna tööpäev siis jõudma niimoodi lõpu sirgele. Aga üks asi, mida sa näiteks tahaksid ära teha selleks, et õdede tööpäev homme oleks parem. Kui see oleks niimoodi võimalik mõelda ennast kõik võimsaks ja sa saaks seda täna teha, siis mis asi see oleks? Et oleks võlukepake, et see oleks homme nagu parem. Issand, see on nii keeruline. Jällegi, kui me oleme vaimsutervist taustaga, siis on see, et me hooliksime iseendast ka ja oma kolleegidest, et sellist inimlikkust ja hoolivust ka enda suhtes, sest me teame seda, et meil tekib selline empaatia väsimuseks ja me tegelikult väsime ka enda teistes olevast empaatiline, et kui seda saaks jällegi tuua seda inimlikkust nagu enda töökeskkondaga. Ma arvan, see on üks selline asi, mis võib-olla aitaks seda töökeskkonda parandada ja teeks paremaks. Sest et ju tegelikult ei lahkuta töö pärast, vaid lahkutakse suhete, selle keskkonna pärast. Et võib-olla see on üks selline mõte. Ja viimane küsimus. Viimane lause. Kui õendus on nähtav, siis?
kui õendus on nähtav, siis meil on olemas selge professionaalne identiteet. Me teame, mida me teeme, miks me teeme ja me oleme uhked selle üle. Ja me ei pea ka siis teistele selgitama, miks me oleme nii olulised ja vahel. Ilus. Ja siis tänasest saates 3 mõttet. Eesti hääl peab olema ICN-is ja FNS laudadelt selge ja järjekindel. Et turvaline hool algab ennetusest ja meeskonna rutiinidest ning digi annavad õdedele mõjuvõimu, kui mõõdikud ja rollid on selged. Ja kui sa tahad tõendust teha nähtavaks, siis jaga seda meie podcasti oma kolleegiga ja kutsu kuulama. Kiida oma kolleege ja õdesid ja küsi, kuidas õendus minu tulemust mõjutab ja seda iga päev. Selline oli tänane saade. Saadet juhtisid Kristi Puusepp, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetooli juhataja ja Aleksei Koidajenko, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor. Õendus nähtavaks podcasti leiate kõikidest podcasti kohtadest ja ttk.ee kodulehelt. Kohtume teiega järgmises saates.